sarja üldkokkuvõttes mullu eelmise aasta parimad. Ega siin mõni nädal tagasi ei olnud üldsegi kindel, et sellist üritust saab üldse korraldada, kuna eriolukorrad ja igasugused piirangud seadsid ette omad piirid. Kõik nagu ikka, see korraldus on kõik ju viimasel hetkel ja noh, nagu te teate, et optimisti minut on ju oluliselt pikem, optimist arvab alati, et ta jõuab kõik ära teha, aga kui lõpus hakkad nagu lugema neid loetud minuteid, siis nagu tuleb ka ööarvelt natukene teha. Oled ka presidendi starti meelitanud, kuidas sul see õnnestus? Oi, see oli mulle endale lihtsalt üks üllatus. Korraldajad helistasid mulle eile, ütlesid, et Kersti on võib-olla tulemas ja eks kananahk tuli ihule ja selline väärikas inimene tuleb sõitma, kes on tegelikult hästi tore ja lihtne inimene ja käib ikkagi tavalistel rahvaüritustel, et muidugi hea meel, see teeb südame soojaks. Kui rääkida nüüd muudatustest, siis see esimene, ütleme, päriselt toimuv etapp siin Kõllestes ongi meie see muudatus. Põlva maakonnas me veel ei ole olnud ja nüüd selle Kõlleste etapiga me tegelikult siia nüüd tahame mõneks ajaks tulla ja jääda. Eks meil ole enda kasut ka, ikkagi mõlguvad meeles ikkagi see, et kui meil siit kas või 1 või 2 jalgratturid tekivad, kes võib-olla jõuavad ühel päeval kuskile kaugele. Võit, ega ta nüüd kergelt ei tulnud, aga siiski kindlalt ütleks, et ei raisanud ennast väga sõidu ajal, et siis õigel ajal lihtsalt panin gaasi põhja, kui nägin, et Ivol võib-olla ei ole seda ühte käiku juurde panna. Ta oli väga kiire, et oli palju kruusametsatöid ja singleid ei olnudki väga, et see tegi väga kiireks asja, et meil tuli ikka 32 oli vist keskmine kiirus, et see on päris hea. Raskelt ja ettevaatlikult, et kuna ei ole päris nagu terve, siis ei osanud esiteks nagu hinnata, et kuidas keha vastu peab ja eks see kuumus ja kõik tappis ikka tegelikult ära ja lõpus tegin veel endale üllatuse, et käisin jões natuke üle peakaela. Hästi vahva sõit oli, et selline pikk rahulik kulgemine, ma arvan, on igati mõnus kõikidele tervisesportlastele, see rada tõesti ei ole raske. Poisid, Kõlleste rattamaratoni lastesõidud on läbitud. Kuidas teil läks täna? Väga hästi. Mina sain 2. koha, tema sai 3. Jaa.